et kui härra linnapea prooviks sõnastada, see ei ole lihtne, mis on hansapäevade tähendus sinu, Tartu jaoks ja mis on äkki nende hansapäevade tähendus sinu ja Tartu jaoks? No, kindlasti hansapäevad ühelt poolt tähendavad kindlasti ajaloolise traditsiooni hoidmist ja meie ajaloo mäletamist ehk Hansa linn oli ju tegelikult koos olemise, koos tegemise vorm selleks, et kaubelda, tõsta elujärge ja nii edasi, omandada ka uusi kogemusi, teadmisi. Kui me vaatame konkreetselt selle aasta hansapäevi, siis kui ma need päevad olen linnas ringi jalutanud, ma olen näinud ääretult palju õnnelikke ja rahulolevaid inimesi. Ja mulle tundub, et need inimesed, kes on Tartusse kokku tulnud, on saanud siit seda, mida nad on oodanud. Nad on saanud suhelda, nad on saanud kuulata väga head muusikat, nad on saanud teha ka häid oste, on saanud ilmselt ka teatud uusi ideid, kuidas tulevikus mõnda või teist asja paremini korraldada. Aga see ühtsuse ja kokkuhoidmise meel minu arvates on siin hansapäevadel sellel aastal Tartus eriti hästi välja paistnud. Kui hansapäevadest peaksid saama Euroopa üks suuremaid käsitöölaatu rahvusvahelisi, kuidas sa sellele vaataksid? Mina isiklikult vaataksin sellele väga positiivselt, sellepärast et tuleb ju tunnistada, et hansalaat ka hansapäevade osana on üks väga oluline osa. Ja kui me kujutaksime korraks ette, et seda laata ei ole, siis ma julgen kinnitada, et pooli hansapäevi lihtsalt oma emotsiooniga ei toimuks. Sest see, mis nende kauplejate ja müüjate vahel toimub, see on üks väga oluline osa identiteedist, mis just vanal ajal toimus. Ja kui suheldes eile ka kaupmeestega, siis tõepoolest, et oli väga õnnelikke kaupmeeli, oli vähem õnnelikke, aga kõik nad ütlesid, et nad tulevad kindlasti ka järgmisel aastal Tartusse tagasi. Aga sa ei karda seda näiteks, et kui siin on taanlased, rootslased, sakslased, et see võib seda meie oma ühtsust nagu lõhkuda? Selle oma ühtsusega on mitmed asjad. Ma väidan seda, et identiteedina peame me hoidma ühte. Aga kui me ei lase uut ja huvitavat endale ligi, siis ühel hetkel oleme väga igavad. Ja selle tõttu ma väga tervitaksin seda, kui siia tuleksid kaupmehed nii idast, läänest, põhjast või lõunast. Ja ma olen veendunud selles, et see muudaks meie hansapäevad veel rikkamaks. Aitäh selle aastaste hansapäevade eest kohtumiseni 20. juulil 2011.